kuidas alanud majanduslangusest võitjana välja tulla, vol 1. Minu nimi on Roland Toko, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Meie eesmärk on sinuni tuua võimalikult palju teadmisi, kuidas sa tänasest majanduslangusest ja kriisist võimalikult heas seisus välja tuleksid. Ja kui sa tead, mida teha, siis tegelikult tänases olukorras on äärmiselt palju võimalusi. Ma jagan sinuga tänases videos seda, mis ma olen õppinud raamatust nimega Prosper. Seda kahjuks eestikeelsena ei ole, küll aga me oleme teinud selle raamatu autori Chris Martinsoniga ühe veebiseminari, mille sa leiad siit alt olevalt lingilt. Ja üks oluline asi, mida ma tahan sinuga jagada, mida ta selles räägib, on väga fundamentaalne. Ja ma toon sinuni 3 varatüüpi ja kui sa neid mõistad, siis tegelikult on see väga-väga suur eelis sulle, sellepärast et Chris Martinson, see sama raamatu autor, on öelnud seda, et meid on ees ootamas läbi aegade suurim jõukuse ülekandumine. Et raha ja jõukus ei kao mitte kuskile, see lihtsalt kandub ühtedelt inimestelt teistele. See kandub üle nendelt inimestelt, kes ei tea, mida teha, nendele, kes teavad. Ja minu eesmärk on sulle anda mõningaid mõtteid, et sa saaksid paremini aru, mis meid ees ootamas on. Üks asi, millest ta räägib, on see, et meil on 3 varatüüpi. Esiteks primaarne, mis on kõik, mis tuleb maast, ehk et kasvav mets või siis viljakas muld, kus midagi kasvatatakse, loomad, toit, mis iganes asi, vesi, kus on kõik see, mis tuleb maast, samamoodi kuld, hõbe. Et need on need asjad, mis tulevad nii-öelda siis loodusest, mis on primaarsed, maast tulevad asjad. Samamoodi ka nafta või õli või mis iganes asjad, mis maapõuest kätte saab. Teine, ehk siis selline teine aste on see, et mida sa nendest maast tulevate asjadega teed. Ehk et läbi ettevõtluse on võimalik neid näiteks toiduasju pakendada ja siis läbi selle müüa või puust teha paber ja nii edasi, nii edasi. Et mis iganes need asjad on, mis siis muudetakse sellest primaarsest selliseks teise astme toodeteks, mingisteks asjadeks, mida me saame tarbida. Ja 3. on siis sellised aktsiad, võlakirjad, mis baseeruvad nendel esimesel ja teisel, aga nendel ei ole tegelikku mingisugust väärtust. Need on lihtsalt tuletised ja inimesed ostavad neid ja kauplevad nendega lihtsalt usaldusest selle vastu, et need aktsiad omavad väärtust, kuigi tegelikult omavad põhilist väärtust need primaarsed ja teise astme asjad. Ja kui sul on vähegi võimalik, siis tänases olukorras, mida tasub teha, on see, et sellest 3. tasemest ehk siis nii-öelda nendest aktsiatest, väärtpaberitest ja kõigest sellest võimalikult palju välja tulla, sellepärast et see osa saab kõige suurema nii-öelda siis löögi ja need saab suurima languse. See on see, mida Chris Martinson oma raamatus räägib ja mida ta on ka erineval kujul ühes või teises kohas jaganud. Ja seetõttu on ilmselt oluline, et sa leiad viise, kuidas minna üle sellesse primaarsesse või sekundaarsesse, ehk et siis osta neid asju, mis siis kasvatavad sulle toitu või hoiavad su väärtust, näiteks kuld või hõbe, või siis omada osalust või omada ise mõnda sellist ettevõtet, mis loob midagi sellest primaarsest tulenevast ja toetada enda lähedal, enda kauguses olevaid ettevõtteid, mis sulle toovad toidulauale või mis mingid olulisi tarbeesemeid ja ka teenuseid sulle pakuvad, et olla võimalikult nii-öelda valmis selleks, mis iganes juhtuda võib ja et kui vähegi mingisugune suurem nii-öelda kaos tekib ja ühel hetkel võib-olla ei olegi toidupoest näiteks piisavalt osta, et sul on olemas need inimesed, kuhu poole minna või sul on olemas endal see maa, kus sa saaksid seda toitu kätte. Nii et primaarsed maast tulevad asjad, sekundaarsed ehk siis teise astme asjad, mida sa maast tulevatest asjadest lood, on need, kuhu fookus suunata ja kui sa leiad võimalusi, kuidas oma raha, oma varasid nendes suunas kasvatada, siis ühel hetkel, kui see nii-öelda suur jõukuse ülekandumine hakkab toimuma, siis kust see jõukus ülekandub, on just samadest 3. astme
tuletistest, väärtpaberitest, fondidest, millel ei ole tegelikult mingisugust tagatist ja see raha kõik tahab hakata ühel hetkel jooksma sinna primaarsesse ja teise astme varadesse. Nii et kui sa oled selleks valmis, kui sa positsioneerid ennast nendesse, siis tõenäosus on, et sa oled väga palju paremini valmis, aga teine asi on ka see, et suure tõenäosusega sa tuled sellest majanduskriisist võitjana välja. Ja kui see teema sind huvitab, kõnetab, sa tahad rohkem selle kohta teada, siis ma soovitan väga vaadata Chris Martinsoni webinari, mille sa leiad siit alt lingilt ja sellesse teemasse süvitsi rohkem sisse minna, et näha ka erinevaid muid aspekte. Lisaks sellele 8 erinevat kapitali, mis on olemas, ei ole ainult finantsid, on olemas tervelt 8 erinevat kapitali, milles kõigis tasub oma rolli, oma panust suurendada ja ennast eesootavaks valmis panna. Kui see video sind kõnetas, siis ole ja jaga seda oma sotsiaalmeedias või oma sõpradele ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!